Sellel aastal läheb kaitsekuludeks kokku 2,4 miljardit eurot. Selle aasta kõige suurem ja kõige selline sisulisem muutus Eesti väeloomes ja kaitsevõimes on kindlasti keskmaa-õhutõrje. Keskmaa-õhutõrje hakkab süsteemi osadena laekuma meile aprillist, ja siis need süsteemi osad hakkavad jupikaupa tulema. Selleks, et olla lõplikult valmis järgmisel aastal, aga sellel aastal saab juba väljaõppega tegema hakata. See on suurusjärgus 400+ miljonit. Ja kogu laskemoon, kui me võtame selle aasta planeeritud tarned, füüsilised tarned, on see umbes 600 miljonit, nii et umbes miljard on keskmaa-õhutõrje ja laskemoon. Ukraina-Vene sõjas on olulisel kohal droonid. Kaitseministeeriumi teatel on juba tarnitud ja tarnitakse sel aastal veel ründedroone, hangitakse ka luuredroone ja algavad varitseva õhutõrjemoona tarned. Meeletuid droonivarusid Kaitsevägi siiski ei soeta. Täna Kaitsevägi tegeleb droonidega kõikides domeenides. Võiksime olla loomulikult paremad, aga ma julgen väita, et juba selle aasta õppusel me ka näeme droone praktikas palju rohkem. Küsimus on selles, et droon tehnoloogiliselt lihtsalt vananeb nii kiiresti ja me näeme seda Ukrainas. Ja seetõttu ei ole mõistlik osta tuhandeid droone täna lattu, mis võib-olla mõne kuu pärast on kasutuskõlbmatu. Sel kevadtormil maikuus on tema kinnitusel siiski droone näha eelmistes kordades palju rohkem ja eesmärk on, et drooni kasutamine muutuks jalaväelasele sama tavaliseks kui automaadi kasutamine. Kaitseväe ajateenistus muutub 12-kuuliseks. 12-kuuline teenistus on tegelikult olnud kogu aeg Eestis seaduslikult, on olnud ajateenistus kuni 12 kuud. Nüüd me rakendamegi selle maksimum võimaluse. Ja see on väga lihtne loogika, väljaõppe nõuab teatud aega, aga veelgi tähtsam on see, et meie ajateenijaid, keda ju järgmisel aastal juba on üle 4000 aastas sees, et nad oleks kohe ka rakendatavad lahinguvalves juhul, kui olukord läheb veelgi teravamaks, kui ta on täna. Kuid kas kõik need plaanid täituvad, moonalaud ehitatakse ja kaitsetööstused kerkivad? Kõige suuremad riskikohad on seotud sellega, mida tavaliselt inimesed ja ettevõtted ise siis esile kutsuvad, elik kohtuvaidlused ja hinnakallinemised. Kohtuvaidluste koha pealt me juba praegu näeme teatud riske, näiteks on vaidlustatud Ermistu ja Tõstamaa kaitsetööstuspargi ja laskemoonaladude ehitamine. Ja kui seal ei saada kokkuleppele, siis on risk, et tegelikult terves suve me ei saa seal olulisi töid teha, sest tuleb linnurahu peale ja siis lähevad osad tööd oluliselt pikemalt edasi. Kallinemine on juba teada piiriehitistel. Punkrid lähevad kallimaks kui varem loodetud. Meie eesmärk on välja ehitada kogu taristu, siis kaitsekraav, punkrid, sinna ligipääsud ja ka vajalikud läbirääkimised maadeomanikega 27. aasta lõpuks. Ei tasu loota või arvata õigemini, et kaitsekraav on kogu maismaa piiri ulatus. Kaitsevägi on selgelt sõnastanud, kuhu nemad sellist kaitsekraavi või ka punkreid soovivad ja selle plaani järgi RKIK ka need ehitustööd teostab. Ohuhinnang muutunud ei ole. Kaitseväe teatel on ettevalmistuste eesmärk, et keegi ei julgeks NATO riike rünnata, aga kui ründab, siis sõda võita.